see on huvitav asi, milleni ma arvan, väga paljud täiskasvanud inimesed mingi hetkel jõuavad, kel avaneb võimalus töötada kas juhtiva positsioonil, olla ise ettevõtja või näiteks võib-olla osta ka sisse teenust kellelgi, kellest saab koostööpartner. Kui on ülesanded, mille täitmine mul juba monotoonselt automatismi välja arendatud ja süsteem ka olemas, nii-öelda template, mille peab ma seda kogu teen, see SOP, standard operational procedure on siis ettevõtte sees. Ja kui mul on teada täpselt, mida ma teen ühe episoodi nimel algusest peale kuni lõpuni välja, kuni on viimane tegevus selle episoodi avalikustamisega või turundamisega. Ja nüüd, kui ma pean kellegi appi võtma ja hakkama talle õpetama seda kõike, siis see on nii suur ressurss, ma lihtsalt teen ise ära selle. Ja see on minu täna suur miinus, mis ma võtta kedagi appi. Ma tegelikult väga vajaksin täna abilist. Ja teine pool, ma tegelikult tahaks noort võtta, et talle õpetada seda, mida ma teen. Ma teen 7 aastat juba podcast'it nagu väga suurel, nagu kõrgel tegelikult okei tasemel. Et jah, ma ei tea kuskil igapäevas stuudios, aga see formaat on ka olemas, kui me tahame stuudios minna õppima. Aga et pakkuda noorele kogemust, nagu real life kogemust, tule ole kaassaatejuht. Ma olen teinud seda ja samamoodi. Tule ole, pakkus võimalust. Aga minu hirm on see, et nad tahavad võib-olla raha saada. Sest mul alati ei ole käibe nii hea, et ma saaks kohe kedagi appi võtta. See on minu kiiks vaata. Et inimesed hästi erinevad, mille taha nad tegelikult jäävad enam hirmudega. Ja ma ei pöördu kellegi poole, sest esiteks ma ei tea ühtegi kohta, kuhu kirjutada, et kuulge, ma tahaks abilisi. Teiseks ma kardan, et seal läheb mingi tohutu kulukaks. Ja kolmas on siis see, kas ma päriselt olen valmis kulutama aega õpetamisele, kui ma saan seda ise teha ära 4 korda kiiremini. Aga see on ainult alguses.